me läheme esimese Moosese raamatu juurde ja täna oleme jõudnud juba peatüki 22, kus me näeme, et Abraham andis oma kallima issandale. No, Eric Liddell on üks olümpiavõitja, kullamedali võitja. Ja tema on tuntud kõige rohkem selle poolest, et tema oli kristlane ja sel aastal 1924, kui olümpiamängud olid Pariisis, tema pidi jooksma seda 100 meetrilist jooksu. Aga kui ta sai aru, et ta oleks pidanud võistelma pühapäeval, siis ta keeldus sellest. Ütles, et ma olen kristlane ja ma ei tee tööd pühapäeval. Ja selle asemel sai ta sisse, kus oli 200 meetrit jooks. Ja siis ta valmistus ette selleks ja tegelikult ta võitis kulla selles 200 meetrilises. Kuigi ta ei olnud üldse ette valmistanud selleks. Tema oli kõik treeninud selleks, et ta võidaks seda 100 meetrise. Aga Jumal õnnistas teda ja ta võitis. Ja on vähemalt üks film on tehtud sellest loost. Aga mida paljud inimesed ei tea tema kohta, on see, et pärast läks ta Hiinasse missionärina, kus ta teenis issandat oma ülejäänud eluaastad. Et tegelikult Eric Liddell, ta oleks saanud veel tõenäoliselt võita neid kuldmedalid endale. Tal oli nagu helge selline spordikarjäär veel ees. Ta oli just alustamas, aga ta loobus sellest, et ta pigem teeniks issandat otsesemalt. Mis on sinu jaoks see kõige kallim asi? Ma kujutan ette, et Eric Liddell jaoks oli see sport ja see jooksmine, kergejõustik, päris oluline tema elus, aga ta loobus sellest, et teenida issandat ja et teha tema tahtmist. Mis on sinu jaoks kõige kallim asi? Kas sina oled ka nõus selle issanda kätte üle andma? Või kas sa hoiad sellest nii kõvasti kinni, ei lase lahti? Abraham pidi seda õppima. Ja siis tema elu kaudu saame ka teada, kuidas anna oma kallima issanda kätte. Kõigepealt tuleb võtta Jumala sõnast kuulda. Võtta siis Jumala sõnast kuulda. Loeme siis meie tänasest tekstist esimeses Moosese raamatus peatükis 22, esimest 2 salmi. Pärast neid sündmusi pani Jumal Abrahami proovile ning ütles temale, Abraham, ja ta vastas, siin ma olen. Ja tema ütles, võta nüüd Iisak, oma ainus poeg, keda sa armastad, ja mine Morja maale ning ohverda seal põletusohvriks ühel neist mägedest, mis ma sulle nimetan. Abraham pidi Iisaki issandale andma. Ja issand teadis, et see Iisak oli tema jaoks väga kallis. Ütles, et võtta oma ainus poeg, keda sa armastad, ma tean. Ja kui sa oled esimese Moosese raamatu läbi lugenud, siis sa tead, et kui kallis ja armas oli see poiss ja kui kaua nemad olid oodanud
Abraham ja Saara, nemad olid oodanud seda poissi, keda Jumal lubas neile. Lõpuks sündis see Iisak, see tõotuse poeg. Ja selles tekstis oli Iisak mingisugune 14, 15, 16, ei tea, selline teismeline eluiga. Ja tema oli väga kallis Abrahami silmis, aga Jumal, Issand, nõudis just seda, mis oli Abrahami jaoks kõige kallim. Ja millist ohvri looma Jumal tahtis tavaliselt? Tavaliselt ta ei palunud usklikute käest, et sa annad oma poega, oma lapse. Pigem Issand keelas seda Vanas Testamendis. Aga mida ta tavaliselt tahtis? Ta tahtis ohvri looma, mis oli veatu. Näiteks, kui ma vaatan 3. Moosese raamatust, kus on kõik need juhatused, siis esimeses peatükis 3. salm ütleb, et ja kui tema ohvrianneks on põletusohvert veistest, siis ta toogu üks veatu isa loom. Ja siis veel 10. salmis. Ja kui ta ohvriand põletusohvriks on lammastest või kitsedest, siis ta toogu selleks veatu isa loom. Millist looma Issand tahtis? Ta tahtis veatut, seda veatut looma. Aga loeme ka, mida israelased tegid mõned aastasajandid hiljem, kui ma vaatan siis viimases Vana Testamendi raamatus, Malaki raamatus, ma loen siis esimeses peatükis ja salmid 7 ja 8. Issand ütles neile, te toote mul altarile rüvetatud leiba, aga te ütlete, kuidas me rüvetame sind? Sellega, et te ütlete, Issanda laud on põlastusväärne. Ja kui te toote ohvriks pimeda, siis ei olevat see paha. Või kui te toote lonkaja või tõbise, siis ei olevat see paha. Viise ometi oma maavalitsejale. Kas temal on sinust hea meel või kas ta peab sinust lugu, ütleb vägede Issand. Mida israelased tegid? Nad pidid tooma seda veatud isa looma, aga selle asemel nad tõid Issandale see loom, mis oli pime. Või see, kes lonkas. See, kes oli haige ja teistest väiksem ja niikuinii ta sureb ära, et anname Issandale see, et niikuinii ta sureb, et siis me ei kaota midagi. Issand ütles, et kas te arvate, et sinu maavalitseja tahaks sellist looma, kui sa tahad teda austada? Sa ei annaks talle sellist, aga sa annan siis mulle, kes on maailma looja, kõige väline Issand. Ja Jumal, kui ta palus põletusohvrit, siis ta tahtis seda, mis oli veatu, see kõige kallim, see kõige ilusam loom, seda ta tahtis. Ja kui ta käskis Abrahamile, et too oma ainsat poega, keda sa armastad, oli umbes sama lugu. Kirjas roomlastele on meile sõnum, et tooge ennast ohvrina. Ma loen siis sellest, ütleb, et nüüd vennad, kutsun ma teid üles Jumala suure halastuse pärast, tooma oma ihud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks. See olgu teie mõistlik Jumala teenistus. Huvitav, et ütleb, et see on mõistlik Jumala teenistust, et mida teha.
et anna iseennast Jumalale. Mitte, et sa lähed altari peale ja sured ära, vaid et sa oleksid selline elav ohver. Et kogu sinu elu on pühendatud Jumalale. Ta ütleb, et see on mõistlik asi. Kuidas mõistlik on? Mul on omad mõtted, omad unistused. Aga see on mõistlik. Mõistlik tuleb sõnast, mis kõlab väga sarnane nagu loogika. Tegelikult algkeeles on see sõna umbes nagu loogika. See on väga loogiline asi, et anna ennast Jumalale elavaks ohvriks. Miks? No, Jumala suure halastuse pärast. Jumala suure halastuse pärast. No, see lugu, et Abraham tõi oma ainsat poega Issandale põletusohvriks. See on nii hea võrdpilt sellest, mida Jumal tegi, kui ta halastas meie peale. Tema suure halastuse pärast me anname ennast Issandale. Kuidas ta halastas meie peale? Nagu Abraham, ta andis oma ainsat poega, ainus sündinud poega, ta on andnud, sest ta armastas meid. Et meid päästa. Et siis on see sinu mõistlik Jumala teenistus, et mida teha, et pühendada kogu oma elu Issandale. See on väga loogiline tegelikult. No, Jumala sõna on selles küsimuses väga selge. Esimeses kiri Korintlastele 6. peatükis, teie ei ole iseenese päralt, olete kallilt ostetud. Austage siis Jumalat oma ihus. Ja siis Efeslastele 4.1. Ela selle kutsumise vääriliselt, millega olete kutsutud. Ja siis Jeesus ütles Matteuse evangeeliumis 16.24. Võtke oma rist ja järgnegu mulle. Ta ütles seda ka sellele rikkale mehele, Markuse 10.21, et võtta oma risti ja järgnegu mulle. Ja siis veel üks koht, kiri Filiplastele 3.8, kus Paulus pidas kõike kahjuks Issanda Kristuse, Jeesuse kõige ületava tunnetuse kõrval. Paulus ütles, et Jumal on lihtsalt väärt seda, et ma annan kõik temale, kogu oma elu. No kõik, mida ma olen enne saavutanud, ma unustan selle ära. See on täiesti mõttetu. Selle kõrval, et ma pühendan ennast täiesti Issandale. Jeesus ütles, võtke oma rist ja järgnegu mulle. See rist on see, kus Jeesus andis oma elu. Ühesõnaga, kui sa võtad oma rist, tähendab, et sina annad ka ennast täiesti Jumalale. See on ainus nagu loogiline ja mõistlik järeldus, et me anname ennast täiesti temale. Et siis võtta Jumala sõna kuulda selles. Siis sa oskad anna oma kallima Issandale. Võtta Jumala sõna kuulda, aga siis kuula Jumala sõna. Kuula Jumala sõna. Loeme siis edasi meie tekstis salmid 3-6. Ja Abraham tõusis hommikul vara, saduldas oma eesli, võttis enesega kaasa 2 noort meest ja oma poja Iisaki, lõhkus põletusohvri puud, seadis minekule ja läks paika, millest Jumal temale oli rääkinud. 3. päeval tõstis Abraham oma silmad üles ja nägi seda paika kaugelt. Ja Abraham ütles oma noortele meestele, jääge teie eestliga siia. Mina ja poiss läheme sinna, kummardame ja tuleme siia siis tagasi teie juurde. Ja Abraham võttis põletusohvri puud, pani need oma pojale Iisakile õlale, võttis
enda kätte tule ja noa ning mõlemad läksid üheskoos. Abraham võttis Jumala kuulda, mida ta tegi. Siis ta asus teele, hakkas tegema. Ta kuulas Jumala sõna. Issand oli öelnud talle, et sa lähed tundmale kohale. No ma arvan, et Abraham vist teadis umbes, kus on Morja maa mäed. Ta teadis, kus see on. Aga täpselt millise mäe peal ta peaks seda põletusohvrit andma Jumalale, ta ei teadnud. Aga ta asus teele, ta hakkas minema. No mõnikord me ei tea kõike, mida Jumal tahab sinu eluga teha. Aga hea, kui sa hakkad minema õiges suunas. No nagu varsti Rosi läheb Ameerikasse õppima ja ma kujutan ette, et Jumal ei ole veel avaldanud talle, et kõike, mis teda ootab seal ja kellega ta abiellub ja millist tööd ta teeb ja mitu lapse ta saab endale. Ta ei tea neid asju. Aga ta asub teele, ta hakkab õiges suunas minema ja siis Jumal juhatab edasi. Et tegelikult selles mõttes on lihtne. Lihtsalt hakkad õiges suunas minema ja siis Issand ütleb sulle, mida sul on vaja teada, et seda järgmist sammu võtta. Ta asus teele. Tähendab, et meie teadmine peab teoks saama. Ei aita sellest, et me teame neid asju, need ilusad asjad. Näiteks esimene nagu piibli koht, mis tuleb meelde, Jaakobuse 1:22. Olge sõna tegijad ja mitte üksnes kuuljad, pettes iseendid. Mida Jumal tahtis öelda nendele inimestele on see, et te teate väga hästi, mida Jumala sõna ütleb. Te olete ta kuulda võtnud. Aga ma ei näe veel, et te olete seda rakendanud oma elule. Kas te olete midagi teinud selle infoga? Tundub, et ei ole veel. Siis olge sõna tegijad ja mitte üksnes kuuljad. See tuletab meelde, et kui ma olin noor mees, õppisin piiblit, siis ma võtsin ühe raamatu, mis oli nagu kodus, isa nagu raamaturiiulil. Ja need raamatud ei olnud kunagi huvitanud, mulle olnud kunagi, aga ma hakkasin piiblit õppima, siis äkki nad said nagu huvitavaks. Ja võtsin ühe kommentaari alla, mis oli Danieli raamatu piibli kommentaar. Mõtlesin, et äge. See Danieli raamat on nii äge raamat, et räägib lõpuaegadest ja nii edasi. Ja siis ma tegin lahti ja see autor oli Oliver B. Green. Ja tema elas sellises ajas Ameerikas, kus olid hästi palju inimesed olid huvitatud ennustustest. Mis on lõpuajad, millised nad on ja mis juhtub Iisraeliga ja nii edasi. Ja ta ütles, et ta on käinud nendes nagu prohvetlikkuse konverentsidel igal pool. Ja ta ütles, et on üks tüüp nagu inimest, kes käib nendes, kes teavad hästi palju. No näiteks kui Nebukadnetsar või pigem kui Daniel sai selle nägemuse endale, et oli hästi suur nagu mehe kuju, pea oli kullast ja siis käed ja rind olid hõbedast ja siis oli veel pronksist ja siis jalad olid rauast. Ta ütles, et on
sellised inimesed, kes käivad nendel konverentsidel, nad saavad sulle täpselt rääkida, mis on see kuldpea, mida see tähendab ja mida see tähendab, et jalad on pronksid ja siis on rauad. Ja ütlevad, et näiteks, et jah, rauad jalad, sellepärast, et see on Rooma impeerium, aga see läks pooleks, see ida pool ja lääne pool. Kas te teadsite? Ja, väga huvitav. Aga samas on see Antikristuse kuningriik lõpuaegadel, see sama kuningriik. Ja siis on, jalgadel on 10 varvast, sellepärast, et on 10 kuningat, kes valitsevad koos Antikristus. Ja siis ta reedab neid ära. Siis nad hakkavad rääkima nendest varbadest ja nendest varbade kortsudest isegi. Aga ta vaatab seda inimest ja ta saab aru, et see inimene teab hästi palju. Aga ta ei ole veel Jeesuse jünger. Ta ei teeni issandat. Ta ei ela seda õiget elu, kuigi ta teab hästi palju huvitavaid asju. Ärge olge siis sõnad tegijad ja mitte üksnes kuuljad, pettes iseendid. See teadmine peab teoks saama. Väga hästi, et sa tead nii palju, aga kas see on sinu elu muutnud, mõjutanud üldse? Nüüd, Jumal tahab, et sa annaks oma kallima tema kätte. No võtta Jumala sõnu kuulda. Siis sa tead, mida ta tahab ja siis sa kuulad Jumala sõna. Sa teed seda. Ja viimane asi, mis aitab, on see, et kui sa usaldad Jumala südant. Sa õpid Jumalat usaldama. Nüüd Abraham teadis, et Issand annab seda, mida vaja on. Loeme siis salmid 7-12. Ja Isak rääkis oma isa Abrahamiga ning ütles, isa, ja tema vastas, siin ma olen, mu poeg. Siis ta ütles, näe, siin on tuli ja puud, aga kus on ohvritall? Ja Abraham vastas, küllap Jumal vaatab enesele ohvritalle, mu poeg. Nõnda läksid mõlemad ühes koos. Ja kui nad jõudsid paika, millest Jumal temale oli rääkinud, ehitas Abraham sinna altari, ladus puud, sidus kinni oma poja Isaki ja pani ta altarile puude peale. Ja Abraham sirutas käe ja võttis noa, et tappa oma poeg. Aga issandi ingel hüüdis teda taevast ja ütles, Abraham, Abraham. Ja tema vastas, siin ma olen. Siis ta ütles, ära pane kätt poisi külge ja ära tee temale midagi, sest nüüd ma tean, et sa kardad Jumalat ega keela mulle oma ainsat poega. Ma kujutan ette, et see oli ebamugav küsimus. No nagu ma ütlesin, Isak ei olnud mingi väike tita. Isak oli juba nagu noor poiss, teismeline. Tema kandis seda ohvri puud tema selja peal, et ta oli ilmselt tugev. Aga siis ta vaatas ümber. Isa, mul on küsimus. Ma tean, et me läheme põletusohvrit ohverdama issandale. Ma näen, jah, meil on põletusohvri puud. Ma näen, et sul on tuli käes, mingi tõrvik või midagi, ja sul on nuga käes. Aga isa, küsimus on see, et kus on see ohvritall? No, kujuta ette, Abraham oma südames, ta teadis, miks ei olnud. Aga kuidas ta vastas? Et küllap nagu Jumal vaatab iseenesele seda ohvrit alla. Aga me läheme teda kummardama.
kuidagi Abraham teadis, et issand annab, mida vaja. Väga huvitav kommentaar piibli seest, selline piibli kommentaar kirjas hebralastele, ma loen 11. peatükist, salmid 17-19, ütleb meile, mida mõtles Abraham. Usus viis Abraham, kui teda proovile pandi ohvriks Iisaki, tema, kes oli saanud tõotused, oli valmis ohverdama oma ainusyndinu. Tema, kellele oli öeldud, sinu sugu loetakse Iisakist. Sest ta arvestas, et Jumal võib ka surnuist üles äratada, seepärast ta saigi tema tagasi ette tähenduseks. Mida Abraham uskus oma südames? Ta teadis, et isegi kui kõige hullem asi juhtub ja ta tegelikult ta peab oma poega tapma, ta oli kindel selles, et isegi siis issand kuidagi äratab ta surnuist üles. Sest see on see tõotuse laps. Temast läheb täide kõik ennustused, mis Abrahamile olid. Ta teadis, et kuidagi Jumal lahendab selle ära. Ta annab, mida vaja. Ja siis me näeme, et issand varustab. Nüüd salmid, ma loen salmid 13-19. Ja Abraham tõstis oma silmad üles, vaatas ja näe. Üks jäär oli rägastikus sarvipidi kinni. Ja Abraham läks ning võttis jäära ja ohverdas selle põletusohvriks oma poja asemel. Ja Abraham pani sellele paigale nimeks issand näeb. Sellepärast öeldakse tänapäevalgi, issanda mäel ta näitab end. Ja issanda ingel hüüdis Abrahami teist korda taevast ning ütles temale, ma vannun iseenese juures, ütleb issand, sellepärast, et sa seda tegid, ega keelanud mulle oma ainsat poega. Ma õnnistan sind tõesti ja teen su soov väga paljuks, nagu tähti taevas ja nagu liiva mere ääres ja su sugu valutab oma vaenlaste väravad. Issand varustas. Issand andis, mida vaja oli. Ja mida vaja oli? Põletusohvrit. Mida vaja oli, et Iisaki asemel oleks mingi ohvriloom. Ja see jäär sarvi pidi kinni seal rägastikus põõsade seest. Ja piibel ütleb, et ta ohverdas selle looma Iisaki asemel. No, kui ilus ja kui täpne võrdpilt jälle Jeesusest, Kristusest. Et sel juhul sina oled nagu Iisak, aga sinu asemel, nagu see jäär tuli Iisaki asemele ja sai tapetud, Jeesus tuli sinu asemele ja tema suri risti peal sinu eest. Nii, et sina saad päästetud. Nüüd, kui sa oled nõus, siis Jeesus võtab kõik sinu patud enda peale. Ja mida sina saad? Jeesus siis annab sulle uue südame, puhta südame. Et siis sa oled täpselt nii puhas nagu Jeesus ise, kui ta vaatab sind. Sest Jeesus on võtnud endale sinu patud ja nende eest juba kinni maksnud oma eluga. Issand varustab. Ta varustas Abrahamile selle jäära, ta varustas meile oma ainsat poega, ainus sündinud poega Jeesust Kristust. No, esimeses kirjas Thessaloniklastele on kirjas, et ustav on see, kes teid kutsub,
küll tema teebki seda. Mida Paulus tahab öelda sellega? Jumal on sind kutsunud midagi tegema. No näiteks issanda eest elama. Võib-olla midagi veel täpsemalt, et näiteks, et siin Eestis issandat teenima. Või mida iganes, me ei tea, mis ootab Roosi seal Floridas, kui ta läheb õppima. Aga kindlasti issand kutsub teda kindlale tööle. Ja kui ta kutsub teda, siis ei ole nii, et ütleb, et Roosi, sa pead seda väga rasket asja tegema. Aga ma ei tea, kuidas sa saad hakkama sellega. Mõtle ise välja. No, Jumala sõna ütleb, ustav on see, kes teid kutsub, küll tema teebki seda. Tähendab, et ta läheb sinuga koos ja ta annab sulle kõike, mida vaja. Kui sul on mingi oskust vaja, siis ta annab sulle võimalust, et selle oskuse endale saada. Mida iganes. Ta varustab sulle. Kui me vaid usaldame issanda südant, et ta teeb õigesti ja ta hoiab meid. No näiteks Mooses usaldas ja issand tegi Kõrg ja merre tee, päästeteed. Taavet usaldas issandat ja Jumal andis talle võitu Goljati üle. Ja natuke varem lugesime, et Sadrak, Meshach ja Abednego, nad usaldasid Jumalat ja Jumal tegi neid tulekindlaks. Jeremia usaldas issandat ja Jumal tegi, Jumal pani oma sõnad Jeremia suhu. Et ta ei peaks välja mõtlema, mida rääkida, et Jumal andis temale oma sõnad. Jesaja ütles, siin ma olen, läkita mind. Ja Jumal puhastas tema suu ära, et ta sai prohvetiks. Ja mida veel? Jüngrid usaldasid Jeesust, Jumalat ja ootasid Jumala püha vaimu ja Jumala püha vaim tuli võimsalt nende peale 4 pühapäeval. Usalda Jumala südant ja tema annab sulle, mida vaja on, et tema tööd teha ja et seda õiget elu elada siin maa peal. Issand tahab sinu kõige kallima asja. Ta tahtis Abrahami poega. Ja ta tahab sinult seda, mis on kõige kallim. Ma ei tea, mis see võib olla. Võib-olla see on üks inimene, üks laps, nagu Abrahami juhul oli. Võib-olla on see mingi mõte või idee või unistus või mõned eluplaanid. Ei tea, mis see on. Aga anna selle kõige kallima asja issanda kätte. Sa saad seda teha, kui sa võtad Jumala sõna kuulda ja kui sa kuulad seda sõna ja teed, kui sa usaldad teda. No, Eric Liddell, kui ta elas seal Hiinas, ta ei võistelnud veel olümpiamängudel. Aga tegelikult mõned korrad isegi seal Hiinas olid võistlused ja ta võistlesid prantslastega ja jaapanlastega ja ta võitis neid 2-meetrilises ja 4-meetrilises võidujooksus. Et tõendades, et tema oli veel nagu konkurent, tema oli veel tugev ja kiire. Ja ta jõudis tagasi Šotimaale, kus ta elas vaid 2 korda. Ja üks kord, kui ta tagasi läks külas, küsiti tema käest, et kas sul on kahju, et sul oli see helge nagu spordielu ja karjäär ees ja sa loobusid sellest ja läksid Hiinasse missionärina elama. Ja tema vastas umbes,
no loomulikult noor mees mõtleb selle peale vahel, aga mul on hea meel, et ma teen seda, mida ma praegu teen. Sest see elu loeb rohkem selle üle, et mida sa teed Issanda jaoks tema teenistuses. Ühesõnaga, tema ei kahetsenud seda, sest ta teadis, et ta teeb midagi palju olulisemat, palju suuremat, kui vaid need medaleid endale võitmine. Mis on sinu kõige kallim asi? Anna see Issanda kätte.